Tallinna botaanikaaias toimub jõulutaimede näitus tänasest kuni 31. detsembrini. Jõulutaimede näitusel tutvustatakse traditsioonilisi jõulutaimi nii Euroopa kui Aafrika päritolu astelpõõsast. Ka Austraalia jõulupuud, üle 100 aasta vanust araukaariat, kogu maailmas enim tuntud jõulutähti ning palju teisi huvitavaid ja ebatavalisi jõuludega seotud liike ja sorte. Inimesed küsivad juba meie käest ka, et oi, kas teil hakkab siin üks puu surema või on ta kuivale jäänud või midagi. Aga ei ole, et see on normaalne. Osa taimi ongi sellised. Meil Eestis ka, kui keegi kasvatab elupuud, näiteks, et elupuud osa värvuvad sügisel siis teistmoodi, eks ole, pruuniks või miskit nii. Et see on normaalne, see on üks Jaapani okaspuu, keda Jaapanis jälle jõulupuuks kasvatatakse või kasutatakse jõulupuuna, eks ole. Jaapanis on küll kuuskiamente ka. See on idamaade okaspuu, kryptomeeria on ta nimi, ta on Jaapani päritolu ja see on normaalne selle taime puhul, et see talvine värv või sügisvärv on punakas, see on nagu kaitsevärv, eks ole. Toimuvad ka jõulutaimede teemalised ekskursioonid ning ka jõulueelset meisterdamist saab õppida Pille Hermanni käe all. Töötuba sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele. 24. kuni 26. detsembrini on botaanikaaed suletud. See on nüüd uus Hollandis aretatud jõulutähe sorte. Senimaani olid jõulutähed sellised, kellel need värvilised kõrglehed olid teravatipulised. Aga nüüd on saadud uus sort, mida on ka küll roosat ja valget. Eestis tänavu esimest korda müüakse punasõielist jõuluhiirt ja see tundus nii huvitav, nii teistmoodi. Inimesed alati tahavad midagi põnevat. Nii et jõuluhiir on tänavu esimest korda uus punase õieline sort.